No tere tulemast lavale. Ma ei tea, kelle käest ma peaks küsima, kes võiks teha sellise kiire faktoloogilise ülevaate, et mis seis siis nüüd maailmas selle noorte ja sotsiaalmeedia keelamisega on, et kus on need riigid, kes on pannud mingisugused piirangud peale, kõvemad või väiksemad. Austraaliast vist on juttu olnud, ma ei tea, Taanist on juttu olnud, Hispaaniast. Kes on faktoloogiline? Prantsusmaa juba tegeleb sellega, et mitte võib-olla niivõrd piirata või keelata, aga kuidagi ja reguleerida seda valdkonda. Aga Austraalias on nüüd siis täitsa keelatud või ei ole? Alates mis vanuseni? Vist vanuseni 16, kuni 16 aastat vana. Ja Taani? Kas Taani tegi ka midagi ära? Uudiseid on nii palju olnud. Pärast Austraaliat on meil laine menetlusi. Praegu kõik riigid menetlevad, mida teha ja seal on Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Taani, kõik on mingis etapis praegu. Aga see on pigem arutelu faasis, mis vanusest teha, kuna teha. Osadel riikidel on ka konkreetne daatum, 2027 jaanuarist hakata minema. Tegelikult Austraalia näide tekitas buumi praegu. Kas see oli ka õige minek, see on küsimärk, sest Austraalia on ka esimesed tagasilöögid tegelikult täna. Et kui noored visati välja ühest täpist, siis noored leidsid 3 muud täppi, kuhu tagasi minna. Seda oli ka muidugi arvata, eks? Et jube keeruline teha. Mis see põhjus on? Kes võiks lahti seletada? Et seda on nagu serveeritud kui sellist poliitikute, ma ei tea, moraalset paanikat või sellist võltsvagadust või mingit sellist, et poliitikud sebivad ja tahavad populistlikult hääli saada ja teisest küljest on öeldud, et ei, aga meil on ikkagi siin tõsine probleem, mida me lahendame, et midagi peab tegema. Miks seda päriselt tehtud on? Ma saan tuua selle välja, kuidas on OECD praegu lähenenud digimaailma riskidele. Iseenesest OECD tuvastab seal ju erinevad tüüpi riske, 4 riski. Sul on sisurisk, content risk, siis on kontaktirisk, on tegevusrisk, käitumisrisk ja siis tarbimisrisk. Ja OECD on toonud päris teravalt välja, et keelamine on kõige lühiajalisem ja kõige kehvem meede, sest keelamine ei mõjuta inimkäitumist. Ta annab korraks leevenduse palaastriga, aga ta ei lahenda sümptomeid. Kõige efektiivsem meede on selle keskkonna ümber disainimine, et ta ei tekitaks sellist sõltuvust, nagu näiteks on kasiinonduses, et tegelikult ju sotsiaalmeedia kasutab kasiinonippe, kui päris aus olla. Ja kõige pikem ja kõige parem ja efektiivsem viis tegelikult on läbi koolide, läbi hariduse, läbi vanemate, ehk siis inimese sisemise motivatsiooni kasvatamine, enesetõususe kasvatamine. Aga see on kõige rängem ka. Et iseenesest, mida OECD soovitab, täna on kombineeritud lähenemine. Keelamine ühelt poolt, aga ka keskkonnadisain ja haridus juurde panna, alles siis saame selle efekti, mida me täna loodame. Et me läheme sellise kiire plaastri teed praegu, sest meil ei ole muid variante hetkel. Karmen, kas meil on mingi probleem Eestis nende noortega, kes istuvad lõpmatuseni kuskil TikTokis ja ma ei tea, Instagramis ja kus iganes nad istuvad. Peale selle, et aega kulub, eks ole, ja võib-olla mõned koolitööd jäävad tegemata, aga kas sa näed seda kui sellist psühholoogile olulist probleemi? Ma juba kuulasin, mul juba vererõhk tõusis kõige selle peale, sellepärast, et meie näeme, ma olen koolipsühholoogide ühingu juht, ehk siis üle Eesti oleme siin koolipsühholoogidega arutanud seda teemat ka eelmisel aastal või siis juba üle-eelmisel aastal 2024 koolipsühholoogide ühing oli siis ka üks nendest organisatsioonidest, kes kirjutas alla sellele pöördumisele, et koolides võiks olla see telefonide kasutamine reguleeritud. Siis meile öeldi, et te olete mingid konservatiivsed dinosaurused ja te ei saavuta sellega mitte midagi. Praeguseks on riiklikul tasandil võetud vastu siis otsus, et kõik koolid peavad seda reguleerima. Ehk siis ma arvan ja ma olen selles suhtes Eneliga hästi nõus, et meil on vaja kombineeritud lähenemist, aga keelamine, ütleme siis piiramine teatud vanuseni peaks olema selgelt üks osa sellest kombineeritud lähenemisest. Aga mis see probleem on seal või miks me tahame seda teha? Eneli juba ütles, üks on see, kui palju nad seal on, teine, seal juba on näha sellist sõltuvuslikku käitumist. Ma arvan, kõik, kellel on lapsed kodus, tõstke käed, kes ei ole mitte kunagi oma lapsele öelnud, et ära ole nii palju ekraanis. Vaatame, kus on mõni käsi. Ma ei näe.
jah, et ja mis on minu arust oht, noh, siia juurde veel, on kogu see enesehinnangu teema, me vaatame, mis sealt sotsiaalmeediast tuleb, me vaatame, kuidas nad lihtsalt tuimalt scrollivad seal, ma ei räägi sellest, kui nad seal niimoodi sisukalt nii-öelda aega veedavad, aga ikkagi vaimse tervise probleeme me näeme rohkem ja rohkem ja rohkem. No ma olen ise täna hommikul läbisid viimase sellise vestluse, väga teravates toonides lõpuks, aga ma olen kuidagi ise enda peas mõelnud, et me peaks nagu viima lahku enda peas selle, et A, mulle võib-olla ei meeldi see, aga B, mis see probleem siis nagu päriselt on, et mulle ei pea kõik tegelikult meeldima, mida mu lapsed teevad ja ma ei saa oma mingisuguse dinosauruse positsioonid sinna peale lennata ja öelda, et mulle ei meeldi, mis sa teed, et ikkagi selline nagu probleem peab ka olema, mida me päriselt lahendame. No see ongi probleem, mulle tundub, kui on juba sõltuvuslikku käitumist, kui on enesehinnangu probleemid, kui on vaimse tervise probleemid, liikumine, füüsiline liikumine on vähenenud, meie laste kehakaal on suurenenud, uneprobleemid on lastel ja võib-olla see meeldimise, mittemeeldimise küsimus on see, et nad suhtlevad teistmoodi. See võib olla meile täiskasvanutena kummaline. Mul tuleb laps kabinetti, kes ütleb, mu parim sõber on Tansaanias või ma ei tea, Uus-Meremaal ja siis ta ütleb, aga mu vanemad ei usu seda. Mis mõttes ei usu, et ta räägib selle parima sõbraga. Just, et see on teistmoodi ja see on see küsimus, kas meeldib või ei meeldi. Aga kui me näeme ikkagi ohukohti, kaasa arvatud küberkiusamine, kaasa arvatud väärkohtlemine ja see kontakti küsimus, et kellega nad seal suhtlevad. Varem oli see, et laps tuli koolist koju, ma teadsin, ta on oma toas, midagi hullu temaga juhtuda ei saa. Praegusel hetkel ma ei tea, mis temaga seal oma toas juhtub samal ajal, kui ta ekraanis on. Teda on lihtsalt kuskil füüsiliselt on oma toas, eks ole, aga ruumi mõttes on ta kuskil jumal teab kus kohas. Inger, kuidas sina seda näed? No mina ütlen praegu esimesena sellest perspektiivist, et ma eile just veetsin, ma ütleks paar tundi Snapchatis, kus ma olin endale teinud lapse konto ja vaadanud siis, mis teele see mind viib. Ja peab ütlema, et tõesti see kombineeritud lahendus on keelamise asemel, mina pooldan seda, sellepärast, et kahjuks on tõesti niiviisi, et platvorme ei huvita see, kas lapsel on seal turvaline, kas täiskasvanul on seal turvaline, oluline on hoida inimesi seal võimalikult kaua, seda me kõik teame. Ja kuidas seda tehakse, see on tegelikult ju... Kui me vanasti võib-olla rääkisime või isegi aasta aega tagasi rääkisime sellest, et see meie huvide põhine, et algoritm teab meid nagu mingil sügavamal tasandil. Ma ütleks, et selle praktilise kogemuse pinnalt, mis mul just eile oli, on asjad ikkagi läinud kardinaalselt kuskil nihu meil, et see ei ole enam huvide põhine, vaid see on täiesti nagu teadlikult disainitud algoritm, mis viib nimelt kahjuliku sisuni. Võib-olla sa kirjeldad, mis sinuga siis juhtus seal Snapchatis? Hakkasin vaatama kõigepealt, tegin lihtsalt konto. Ja muideks ma olen selle kombineeritud lahenduse pooldaja, aga praktiliselt poolelt ma lihtsalt ütlen, et oleme teinud ju raamatu, mis on lasteaedades ja koolides täiesti tasuta kättesaadav ja osa siis sellest haridusest, mis algab juba lasteaiast. Aga tulles selle algoritmi juurde, mida ma seal nägin, et hakkasin... Tegid endale konto, sa ütlesid, et ma olen laps? No mitte nii laps, ma panin, et ma olen vist 17. Et selles mõttes ikkagi, kuna ma olen reaalselt poole vanem, siis ikkagi minu mõistes pigem see teismeline laps. Ja mis seal oli kõigepealt hästi palju valikut, kas ma vaatan eestikeelset sisu, kas ma vaatan neid eesti lapsi või mitte. Ja sealt, kui me räägime, kuidas lapsed ise tähelepanu küsivad sotsiaalmeedias, milliseid strateegiaid kasutavad, siis üks neist on kahtlemata täiskasvanud imiteerimine. Ja nii kui ma jäin natukeseks ajaks vaatama, siis seda mingisugust, ütleme siis sükest nagu heas või halvas mõttes sükest poseerimist seal kaamera ees, siis ma jõudsin väga kiiresti tegelikult sellise sisuni, mis oli, kuidas ma ütlen, tegelikult täiskasvanute poolt üles pandud oma lastest. Minu lapse esimene mähkmevahetus seal kuskil haiglas. Sulle kui 17-aastasele näidati, algoritm otsustas näidata seda. Ei kujuta ette, kui ma seda slaididele näitaks teile, ma oleks süda pahaks selle peale, mis ma nägin, siis sellistes asendites lapsed, kus sa tead, et see on hetk nunnust koduvideost tegelikult, on ju, et näed, minu laps juba kannab siin number 3 mähkmeid, aga sellise nurga alt filmitud, mis annab mulle sellise võib-olla teistmoodi mõtlemise viisi, sellepärast, et kohe sinna järgi tulid siis igasugused aktid loomadega, siis kuidas mingi beebi see inhalaatorist tõmbas auru sisse ja see kõik käis
nagu sellise valemi järgi, kus ma sain ju aru, kellele ja milleks see loodud on ju. Ja kui ma mõtlen, et ma tegin selle konto tegelikult teismelisena, nagu ma ütlesin, ma olen teismeline, ma ei otsinud seda sisu ja teate, kui raske mul oli sellest algoritmist välja pääseda, see oli peaaegu täiesti võimatu. Ma kustutasin selle konto ära oma dinosauruse mõistuse inimesena, kustutasin ära, tegin uuesti, vaatasin, läks samamoodi edasi. Ma pidin tegelikult väga palju vaeva nägema, et jõuda tagasi normaalsesse algoritmi, mis tähendab seda, et jah, loomulikult seal on hästi palju kahjulikku sisu. Me mitte keegi sellele vastu ei vaidle, et see algoritm võib viia lapsed oma ärilistel eesmärkidel väga rõveda sisuni, et pole kahtlustki. Küll aga seal samas kõrval on see, et lapsel on võimalik valida ka see teine pool ja see teine algoritm ja sinna siis nii-öelda kinni jääda. Et loomulikult kõik need ohud on olemas, et sa kapseldud oma sinna mulli, et aga keelamisega me teame seda, et kui me keelame ära, siis lapsed lähevad kuhugi mujale ja meil ei ole enam tegelikult neid reaalseid andmeid selle kohta, kus nad aega veedavad. Meil on väga keeruline ennetustööd teha. Me ei tea, kuidas sealsed algoritmid toimivad, millise propagandaga nad seal kokku puutuvad, mida nad seal teevad. Pluss sotsiaalmeedia platvormid on ainult üks keskkond, kus lapsed omavahel suhtlevad ja võivad sattuda kahjuliku sisuni. Mängud on tegelikult ju see teine. Mängudes on täpselt samamoodi kõik need vestlemisfunktsioonid olemas, sealt kutsutakse edasi neid Discordi või kuhu iganes. Siis kui me räägime siin pedofiilidest ja niisugust kahjulikest täiskasvanutest. Ehk siis see sotsiaalmeedia ärakeelamine ei lahenda seda probleemi ennast, et ikkagi see, aga ma olen nõus sellega, et me võime selle vanuse loomulikult üle vaadata ja selle ekraani, kui me räägime, et kinniste uste taga me ei tea, mis toimub, siis mida väiksem laps, seda nähtavam see ekraan täiskasvanu jaoks peaks olema, et silm oleks peal ja selles. Julia, kas me võiksime seda lahendada nii, et me räägime, õpetame seda kriitilist meediakirjaoskust ja õpetame seda, mis see algoritm on ja mis ta sinuga teeb ja miks ta selline on ja ütleme inimesele, et võitle ennast vabaks, isegi kui see inimene on 10 või 11 aastat vana. Kas sa usud sellesse, on see võimalik või ei ole? Ma vastaksin nii, et ma tahaksin uskuda, sest mina ka käin ja räägin, õpetan õpetajatele, noortele, vanematele seda, kuidas käituda turvaliselt, kuidas aidata teisi käituda turvaliselt internetis. Aga kahjuks tänapäeval mul ei ole väga suurt optimismi sel teemal, sest muidugi meie oleme siin kõik eksperdid, me näeme neid riske, me näeme, kuidas seda saab lahendada, me teame, kuidas käsitleda seda teemat, kas või noorema auditooriumiga rääkides või siis vanematega, aga tegelikult ju isegi täiskasvanud inimesed ei oska sellest algoritmist välja saada. Ja ma arvan, et te ka enda kogemuse pealt teate. Ma lähen vaatan paar videot ja siis paar tundi on juba möödas. Kell on juba 2 öösel ja und ei ole tulnud. Jah. Aga samal ajal ma tahaksin lisada seda, et meie oleme jällegi siin täiskasvanud, kes räägivad sellest, kuidas lapsed peavad tegutsema. Ei. Noored näevad ka probleemi selles. Ja viimased paar kuud ma olen ühe oma projekti raames käinud koolides ja teinud selliseid külalistunde meediapädevuse teemadel. Ja muu hulgas muidugi me räägime ka tähelepanumajandusest ja faktikontrollist, aga muu hulgas ma mõtlesin, et äkki ma kasutan võimaluse ja küsitlen neid noori, kuidas neid probleeme näevad need noored kasutajad. Ja üks küsimustest oligi, ma räägin neile, et ka tänapäeval mitte ainult laias maailmas, aga ka Eestis räägitakse sellest, et äkki kuidagi piirata või keelata sotsiaalmeedia noortele ja kuidas nad sellesse suhtuvad. Ja valdav enamus gümnaasiumi õpilasi, kes vastasid, nad vastasid, et mina keelaksin lastele. Aga mitte endale? Ja, muidugi nad on juba edasi jõudnud kasutajad, muidugi. Meediapädevad, aga mind see pani mõtlema, et ikkagi seda ohtu nad näevad. Et ma ütleksin, et rohkem kui 60% nendest noortest on vastanud, et mina keelaksin sotsiaalmeedia lastele.
aga samal ajal ma enne unustasin mainida, mida positiivset ma seal Snapchatis nägin. Et tegelikult mille üle lapsed veel arutlevad, et panevad pilte näiteks loomadest, et nemad on väljasuremisohus või et minu vanemad läksid lahku, kas kellelgi veel on nii, et enam issit ei näe. Läheme reisile, mida selga panna? Järgmine, et olen haiglas, ma ei suuda seda uskuda, et ma selle aasta üle elasin. Igasugused sellised kogukonna otsimised, tunnete jagamised, et tegelikult kõik see on seal ka. Ja ma ütleks, et võib-olla siis ikkagi see algoritm nii-öelda tajus ära, et tegu on täiskasvanuga, kes siit midagi otsib, et mind sinna suunas. Võib-olla mitte, ma ei tea. Aga see, et see oht on olemas ja nii räigelt seda algoritmi peale surub, see on, ma ei tule siia ütlema, et ei, see kõik on nii tore, aga lihtsalt see keelamine kui selline on tõesti väga, see ei tohi olla ainus asi, et nüüd keelame ära ja probleem kadus, ei. Mul on hea meel, et sa seda ütlesid, eks ma näen ka oma laste pealt, et seal on igasugu jama, aga ma näen ka seda, et see teine pool on nagu ülitugevalt olemas. See, mida nad teavad, mida nad õpivad, milline on nende silmaring, kuidas nad arutavadki seal ka mingid oma asjust, lastel on ka oma mingisugused probleemid ja mured, seal peavad koos nõu või nagu teevad mingeid asju, on ju, mis ei ole nagu halb. Mulle tundub, ma vaatan nende lapsi, et nemad võrreldes minuga, mina olin sama vana, et nad on ikkagi mõne tiiru võrra ees põhimõtteliselt selles jooksus, et nad teavad rohkem, nad oskavad rohkem, nad on nagu suuremad inimesed. Ilmselt on see sellise meediakeskkonna nagu poolt selline tagajärg natukene või nagu kaasa antud asi on ju. Ja nüüd, kui ühes kohas on need kaks poolt olemas, et mida me siis nagu täpselt nagu reguleerima peaks, et kas me saame minna nende Snapchatide ja nende algoritmi äppide juurde ja öelda, et jätke see hea pool alles, aga korjake see halb pool nagu välja, et see tundub ülikeeruline mulle. Võimatu. Ja me teeme tegelikult ju mitmete projektide raames koostööd, näiteks Balti Infohäirete Sekkekeskuse raames me teeme koostööd siis läbi Delfi faktikontrollijate ja Lätist Leedust faktikontrollijate teeme ju tegelikult koostööd siis just sellest vaatest, et seda valeinfot sotsiaalmeediaplatvormidel, eelkõige siis metaplatvormidel ümber lükata. Et me saame nagu niimoodi kuidagi, ehk siis me peame liituma suuremate riikidega, suuremate jõududega ja samamoodi näiteks selle Snapchati siis andsin edasi PPA-le. PPA oma välispartneritega rääkis, nemad on otsesuhtluses siis Snapchati siis ütleme selle turvalisuse tiimiga ja see sõnum läks sealt edasi. Ehk siis koostöö nii väikse riigina on meil peaaegu, et ainus võimalus teha oma sõnumit edastada läbi koostöö, sest seda väikest Eestit ja seda turgu, ma arvan, keegi pole isegi tähele, et see enam eksisteerib, sest meid on lihtsalt nii vähe. Meie silmamunad on siin üpris, mitte väärtusetud, aga ikkagi madalama hinnaga kui seal. Sest teine võita asi, mida me oleme ise kokku puutunud, eks ole, oma perekonnas sellega väga palju, et okei, paneme mingid piirangud peale. Kas või näiteks ajalised, alustame sellest, saab teha. Ja siis hakkab tulema, et aga millele me need täpselt paneme? Eks, et mõned äpid, YouTube näiteks on väga lihtne, seal on lihtsalt videote vaatamine, ma võin öelda, et tund, 2 või 10 palju keegi tahab. Aga siis on äpid nagu näiteks, ma ei tea, WhatsApp, see sama Snapchat, eks ole, võib-olla ka lihtsalt messages, sõnumite saatmise äpp, kus see kõik on nagu koos. Mina tahan lapsega suhelda, tema sõbrad tahavad temaga suhelda, aga keegi tõmbab kõrvalt mingisuguse muu tüübi ka veel sinna vestlusesse on ju sisse ja juba see läheb nagu kontrolli alt tegelikult, minu 100% kontrolli alt välja. Et kuidagi jube raske on panna näppu peale sellele, et mulle tundub, et siin on väga binaarne võimalus, et ma võtan talt kas üldse selle kõik ära või siis ma pean talle selle kõik andma, sest see vahepealne on lihtsalt mingi lõpmatu management ja selline nagu töö sellega, et mis sul nüüd ikkagi täpselt on ja ei ole. Ja siis sellel vajalikul hetkel, kui ka õpetaja ärkab näiteks koolis, et nüüd hakkame kõik mingit kahuuti tegema, siis tal on loomulikult see äpp mingi minu piirangu tõttu kinni ja siis ta saadab mulle sõnumeid ja helistab, et ma ei saa midagi teha. Ühesõnaga, see on selline tohutu ebameeldiv probleemi hunnik. Ja siis see lõppeb alati sellega, et okei, palun. Jah. Üks asi, millega just eelmises paneelis ma hakkasin mõtlema, mille üle hakkasin mõtlema, oli see, et me räägiti palju nagu toodame juurde neid asju. Aga milline on digitaalne süsinik jalajälg kogu selle asjal? Et üks kõige efektiivsem viis tegelikult sotsiaalmeediat piirata on selle jalajäljele mõelda. Mina ma tunnen halva inimesena, ma sõidan diiselautoga ja mind peetakse halvemaks inimeseks, kui need, kes postitavad iga päev 20 postitust, ma ei ole viimase 10 aastal mitte ühtegi postitust teinud sotsiaalmeedias. Aga ma olen siiski halvem inimene.
kuna ma sõidan diiselautoga ja siis ma arvan, et üks viis ongi see CO2 mõju teadvustamine ja piirata kas või postituste hulka, mille sa võid ühel kontol teha või leida need variandid, kuidas legaalselt piirata ja näidata, et see ei ole neutraalne tegevus ei vaimule ega loodusele. Et ma püüaks minna väga tõhusaid meetmed, sest me elame kahes maailmas. Mõlemad maailmad toodavad täna tegelikult CO2. Aga siis nad panevad päiksepaneelid ja kogu meie konstruktsioon kukub kokku. Ei ole ka see väga neutraalne asi kokkuvõttes. Karmen, kas meil on võimalik noortele kuidagi päriselt kohale viia see teadmine, et see asi on neile psühholoogiliselt, ma ei tea, kahjulik? No nii nagu Julia ütles, lapsed tegelikult ja noored, nad tegelikult teadvustavad seda ja väga suur hulk lapsi ja noori, kui sa küsid, et kas sulle tundub, et sa oled internetis või ekraanis liiga palju, siis enamus nendest ütleb, et jah, olen küll. Aga ma ei saa midagi teha, ma ei suuda ära panna seda. Just, et minu laps, kui ta oli teismeline, ta ütles mulle, et emps, kuule, tule kutsu mind siit arvutist ära, ma ise ei suuda tulla. Ehk siis me ei saagi panna lastele selliseid ootuseid, et nad suudaksid ennast ise kõiges reguleerida. Nende aju ei ole veel nii kaugele arenenud. Et ongi, et me ise täiskasvanutenagi ei suuda ennast reguleerida. Ehk siis ma arvan, et me ei peaks rääkima sellest, et keelamine on halb. Keelamine üksi ei ole efektiivne. Ma arvan, see võiks olla see sõnum. Keelamine iseenesest ei ole halb. Lapsed vajavadki turvalisi piire, mida täiskasvanud nendele seavad. Ja selle koha pealt kohati me oleme liikunud teise äärmusesse, et kogu see rahumeelse vanemluse jutt on kõik tore, aga me ei tohiks minna sinna teise äärmusesse, kus me enam lastele üldse piire ei julge kehtestada. Et see on see küsimus. Aga kas meil oleks võimalik mõttekam või efektiivsem piirata aega hoopiski. Et öelgegi, et ole oma TikTokis, kui kõik teised ka on ja sa näed seal neid asju, aga ole pool tundi või tund aega päevas. Et kas see oleks efektiivsem selle probleemi lahendamiseks kui see, et me võtame mingi seaduse vastu ja keelame TikToki alla 16 aasta näiteks ära? No jällegi, et sellest üksinda ei ole kasu. Räägime sellisest komplekssest lähenemisest. Ja mis see teine pool peaks olema? Kõik need samad osad, et mis on sinu jaoks okei, mis ei ole okei, õpetame neid ära tundma, seda algoritmi, seda meelitavat poolt, õpetame seda muutma, aga sellest üksinda ei ole kasu. Piiranguid on ka vaja. Aga need piirangud, kus sa arvad, et me peaksime, kas see vanuseline piirang näiteks Riigikogu poolt seadusega oleks mõttekas Eestis ja lahendaks see midagi või ei lahendaks? Ja arvan, et riiklikud seadused kujundavad normi. Et kui me siin, ma ei tea, paarkümmend aastat tagasi või millal tuli riiklik seadus, et last ei tohi füüsiliselt karistada, siis tol ajal inimesed ütlesid, et mis mõttes, et kes siis meie asemel lapsi tuleb kasvatama. Praegusel hetkel on toimunud põlvkondade vahetus ja inimesed arvavadki, et ongi normaalne, et ma last pekstes ei kasvata. Ehk siis seadus kujundab normi. Inger, mis sina arvad? Nagu näha, ma ootasin, et ma tahaks näidata teile pilti. Et ühesõnaga, lapsed väga hästi teavad ja uuringutes seda ka ütlevad, et nad ei suuda ekraani käest ära panna, aga nad ei saa aru, miks. Jah, seda me teame. Ja üks võimalus on ju rääkida siis loomulikult sellest, et mismoodi sotsiaalmeedia platvormid ja ka online mängud on disainitud ja neid õpetama siis ära tundma. Ja võib-olla siis selle läbi, kui sa seda ära tunned ja näed, sa tunned, et siin kogu aeg natukene mängitakse sinuga ja teismelistele ei meeldi see. Ja võib-olla siis selle läbi kuidagi osutavad ise tugevamat vaimset vastupanu ja suudavad ära panna. Ja siin raamatus on meil igal juhul selline olukord selle ajaga, et me teadsime väga hästi, et täiskasvanud tahavad näha laste digiturvalisuse raamatus seda, et aeg lendab ja et sellel on tagajärjed. Ja siin raamatus oli siis selline väga traagiline lõpp väikese lapse jaoks. Nimelt ta läks vanaema sünnipäeval siis oma onuga mängima ja kuigi nad ühe korra juba panid mängu kinni, sest selle juhtus halb asi, siis ta ütles, kuule, lähme tagasi, üks mäng veel. Ja kui nad sealt välja tulid, siis oli tort söödud ja sünnipäevatort oli otsas.
ja väike Jette selles raamatus siis ühesõnaga avastas, et sellel on päris tagajärjed, et ma olen arvutis. Ja see, kui sa ikkagi sünnipäevatort ära süüakse, meile võib tunduda, no mis siis on, mine too poest uus. Aga no, kui sa magasid oma vanaema sünnipäevatordi maha, no. Et selliste väikeste lapselike asjadega on võimalik nendele tähelepanu juhtida ja tegelikult ma ei tulnud siia tegema ausõna mingisugust raamatu promo, seda enam, et see on jätkuvalt tasuta, kättesaadav lasteaedades ja koolides. See on täiesti tasuta. Ja see on Politsei- ja Piirivalveameti tellimusel tehtud ja käsitlebki tegelikult täpselt neid samu teemasid, millest me täna tõenäoliselt veel räägime, et miks see sotsiaalmeedia nii ohtlik neil on. Ja üks muideks ongi see, et üks mees tahab selles raamatus siis väikeselt tüdrukult trikoos pilti ja tüdruk läheb siis selle peategelase Jette ja tema onu juurde, ütleb, palun tee minust pilti, sellepärast, et mu mängusõber mängus tahab seda, et tahab mind näha. Ja siis see täiskasvanu, eks see väike onu ütleb, et oota, see on nüüd piisavalt ohtlik olukord, et paneme selle mängu kinni ja räägime sellest asjast, et ei tohi niimoodi neid pilte saata. Ja hiljem selgub, et see sama nii-öelda poiss, kes neid pilte tahtis, väga huvitav oli, Tiiu Kitsikul oli illustraatoril huvitav muidugi ülesanne välja mõelda, kuidas siis näidata seda, et oli teine inimene, siis turvatihane rebib talle maski näost ja näha, et tegelikult oli hoopiski täiskasvanud mees. Ja vaata, siin oli ka valiku küsimus, et kas see pedofiil on ainult mees või võib olla ka naine, on ju. Et minu see jutt laperdab nagu rõõmus jutt, halb jutt, rõõmus jutt, aga nii siin selles raamatus me püüdsime tõesti ka seda teemat käsitleda ja see on lasteaia lastele mõeldud, et võib-olla siis see üks asi, mida me Eestis hästi teeme, on see, et päriselt meil on nüüd riiklikult üks ja seesama materjal kõigile kättesaadav olemas, kus me räägime sotsiaalmeedias ja mängudes varitsevatest hästi reaalsetest ohtudest niimoodi lustakalt. Ja ma saan aru, et see raamat on ju ka internetis tasuta kättesaadav, allalaetav. Just, väga hea, et sa ütlesid, et suurdigiseiklus.ee saab tegelikult iga lapsevanem, õpetaja, laps, kes iganes seda täiesti tasuta lugeda ja töölehti ka alla laadida ja printida. Et ühesõnaga me tegelikult teeme, meil on väga hästi. Selles mõttes on meil hästi, et meil on materjalid, meil on koolitused, meil on kõik on tore. Muideks selle peale minu meelest ka koolid väga hästi reageerisid või kuidagi hakkasid nagu tegutsema ja mõtlema vähemalt nende peale, et kas ja kuidas me reguleerime, mitte ei piira, vaid reguleerime seda nutiseadmete kasutamist kooli territooriumil, mis kellaajad, mis reeglid on ja väga ägedaid selliseid mänge on sellest välja tulnud, et mis kool teeb aardejahti või sükest mängu, et kui koridoris märkad sõpra, kes on telefonis, siis teie tiim saab +3 punkti või -3 punkti ja siis peab neid punkte kuidagi väljas aardejahiga saab endale juurde hankida ja igasuguseid ägedaid lahendusi on tekkinud, mis on lastele söödav. Oli koole, kus reguleeriti. Mina ei kardaks seda sõna piirama, aga hea küll, et reguleeriti niimoodi, et sa võisid olla telefonis siis, kui sa olid õues. Koolimajas sees ei tohtinud olla, õues tohtisid olla. Ehk siis kuidagi oleks mingisugune positiivne asi seal juures veel. Aga ma tooks ikkagi selle tähelepanu natuke laiemaks, sest tehisaru tuli 2022. Internet tuli 90. alguses. Need on tehnoloogilised revolutsioonid ja need lähevad tsüklitena järjest kiiremaks. Me ei tea, mis on järgmine raputus, mis on pärast AI-d, aga see tuleb kindlasti. Ehk siis siin ei ole ainult lapsed ei ole fookuses, vaid täiskasvanud. Et kui ma võrdan näiteks lapsi, kes on sotsiaalmeedias ja võrdan täiskasvanud, kes annavad siin 10 000 oma sääste lihtsalt nipsust ära, siis me ei ole paremad. Et me peaksime tähelepanu sinna viima, et ühiskond tervikuna peab mõtestama, kuidas tehnoloogia muudab meie käitumist, sest ma olen tulevikuseire ekspert ja ma õpetan tulevikuseiret ülikoolis ja ma ei muretse absoluutselt tehnoloogia osas. Ma ei lähe paanikasse tehnoloogia pärast. Ma lähen paanikasse selle pärast, kuidas tehnoloogia muudab inimkäitumist ja me ei tea, kuidas ta muudab. Et täna tegelikult me ei tohiks üldse rääkida tehnoloogiast, vaid just käitumisest, mis muundub mingis suunas tänu tehnoloogiale. Näiteks, mida õpetajad ütlevad koolis, et laste keskendumine on ikkagi tohutult vähenenud. Lapsed ei suuda enam lugeda pikki tekste. Lapsed ei suuda ka, varem oli, et näitame siis neile mingeid videosid, nad ei suuda isegi pikki videosid vaadata. 2 aastat tagasi keegi ütles, et suudavad vaadata 2 minutit videot. Nüüd nad ütlevad juba 30 sekundit on palju. Ehk siis, ühel hetkel
et milliseks see muudab nende laste ajud, kes kasvavad väikesest peale ekraani taga, kus nad kogu aeg saavad uue info, nende aju on harjunud sellega, et sa ei keskendugi millelegi pikalt, kogu aeg su ajule tuleb uus stiimul. Ei tea, milliseks need lapsed saavad, kui nad on täiskasvanud. Aga nad on ju täiskasvanud. Kuna tuli Facebook, kuna tuli Instagram, tegelikult osad on juba täiskasvanud, nad on juba liikumas tööturule. 2005, kui ma ei eksi, oli Facebook ja 2004. No Eestis pigem hiljem, ma arvan, et 2010 võib sellist väga suurt levikut aga juba täheldada. Sellest on juba 16 aastat, eks ole praegu. Et kui nad olid siis teismelised, siis nad on, võib-olla ongi juba seal sinu vanused, et vägagi tööturul on ju, mina tea. Reidist. Jah, no jah. Aga praegu vaatame, kuidas emad jalutavad lastega tänaval. Laps on vankris. Juba mõnel lapsel on tahvel käes. Mida juba praegu nähakse on see, et näiteks nende lapsevanemate lapsed, kus lapsevanemad on ise palju ekraanis, need lapsed, nendel on väiksem sõnavara. Mis pärast? Sellepärast, et tema ema ei räägi temaga, vaid tema ema lihtsalt scrollib telefonis. Ehk siis me näeme neid tagajärgi juba. Just nii, lapsed ju ei sünni telefoniga käes. Et nad ju saavad seda telefoni kuskilt. Ja olgem ausad, kõik inimesed, kõik täiskasvanud inimesed, vanemad, nad ei sündinud ka meediapädevaks kuidagi juhuslikult ja õnnelikult. Et samamoodi nõustun ja minu jaoks on alati kohutav pilt, kui ma näen väikest last koos vanemaga, kellel mõlemal on käes telefon, nad ei räägi, vaikus, kõik tegelevad oma asjadega, üldse ei suhtle. Hiljuti nägin seda bussisõidu ajal ja nad peaaegu 1,5 tundi oli vaikus. Kõik tegelesid oma asjadega. Ma läksin välja sööma ja siis vaatan üks selline teismelised, ma ei tea, 17, et kuskil sellised poiss ja tüdruk tulevad kahekesi sööma, mõlemad astuvad uksest sisse ja siis nendel on telefonid käes, nad istuvad lauda, nad ei vaata teineteise poole, vaataks teineteisele silma, räägiks juttu, ütleks midagi ilusat, ma ei tea, võib-olla nad seal chattisid omavahel. Aga see inimlik kontakt on muutunud ka teistsuguseks. On palju lapsi, kelle jaoks või noori, kelle jaoks selline, et sa vaatad inimesele silma ja räägid temaga otse, see on juba keeruline. Võib-olla hirmus asi küll, jah. Just, ja nad on harjunud chattima või nad on harjunud videokõnes rääkima. Üks huvitav asi, mis on selle tagajärg, mitte huvitav, isegi õõvastav asi, et sa kaotad empaatiavõime, kui sa oled liiga palju digiseadmes, sest sa ei oska enam teist inimest lugeda. Ja kõige lihtsam näide on see, et inimesed ütlevad sotsiaalmeedias väga palju asju, mida nad eales ei ütleks otse silmast silma. Filter kaob ära nagu. Sul ei ole seda põgene. Me nüüd defineerime seda probleemi väga hoogsalt siin on ju ja kõigi neid probleeme nagu palju on, aga et see kõik ikkagi kehtib ka ju suurte inimeste kohta. See ei ole nii, et sa saad 16, siis me võtame kõik piirangud maha, päitsed maha ja pane jooks, et nüüd oled tark. Ei ole, me ise oleme tegelikult ju väga palju sama probleemi ees, eks. Et äkki me peaksime, kus me seda lahendust nüüd siis nagu otsime, ma arvan, et see selline kirjaoskus, nii-öelda meediakirjaoskus, mõistmine, et sinuga mängitakse, et pane lihtsalt ära. See on kindlasti üks asi, mis aitab. Aga ma ei tea, kas on võimalik suurtele inimestele, siin ma loen küsimusi, ma passin ka ekraani, kui te räägite, aga ma passin sellepärast, mul saadetakse küsimusi siia. Ühe lahenduse, mis on tegelikult USA-s, ma ei tea, kas te märkasite ajakirjanduse, esimesed kohtulahendid on olemas, kuidas tarbijad ise kaevavad kohtud sotsiaalmeedia hiiud, sest neid tehti sõltlaseks ja seal on fataalsed tagajärjed olnud. Et ma arvan, et need märgid on pigem head, kui tarbija ise hakkab nõudma selle keskkonna riidisaini. Et tahavad, et see keskkond oleks turvalisem meie jaoks, sest see manipuleerib meiega. Need kohtukaasused on pigem hea märk, ma arvan täna. Küsimus on see, kas see jõuab ka Eestisse. Ma väga loodan, et jõuab Eestisse mingi. Aga see lõhnab veidi nagu kohtukaasus, et me võime ETV-ga kohtusse kaevata ja öelda, et teil tulevad järjest mingid saated muudkui tulevad, puhata üldse ei saa, et mis toimub. Et seda on võimalik see on võimalik absurdini ju viia ka nagu päris kiiresti. Meil on siin nagu mitu küsimust sel teemal, et aga Karmen või teised ka, et äkki lihtsalt asi on selles, et me ei paku oma noortele piisavalt huvitavat tegevust, et me vanematena ei tegele nendega ja ma ei tea, trenni ei ole või ringi ei ole või et äkki neil on lihtsalt igav. Nõus.
ja siin ka uuringud ütlevad meile seda, et need lapsed, kellel on paremad suhted oma vanematega, kes saavad oma vanematega rääkida, mitte ainult chattida ja kes osalevad huvitegevuses, et nendel lastel on ka vähem probleeme ekraanidega, nendel on vähem ka vaimse tervise probleeme, ehk siis see kõik mõjutab ka, aga nii nagu me rääkisime, et kogu see asi on ehitatud üles nii kavalatele algoritmidele ja su aju muudkui toodab seda dopamiini ja tahab seda veel ja veel, ehk siis see dopamiin tuleb sealt hulga lihtsamalt kui kuskilt, ma ei tea, vanemaga mingil teemal rääkides või kuskile trenni minnes. Aga kas see, no teistpidi, eks ole, kui me loeme Jaan Aru raamatut, siis ta ütleb, et igavus on tähtis, et inimesel peab olema igav, et ei saagi olla niimoodi, et iga sekund päevast on sisustatud, kogu aeg midagi juhtub. No, et me teenindame seda sama dopamiini retseptorit sellega, et vahet pole, kas me, TikTok pakub seda meelelahutust või siis meie vanematena käime ja sebime ja ütleme, et nüüd siia, et inimesel peab olema igav, et ta peab endaga hakkama saama, kui tal on igav. Samal ajal ma lähen hommikul tööle, vaatan lifti juures, inimene vajutab nuppu, 5 sekundit läheb aega, kups, kohe telefon välja. Et ega me ise ka ei taha seista seal, on ju. Et kuidas selle igavusega on? Eks siin mõjutab see ka, et kuidas need lapsed pisikesest peale on harjunud, mida ka mõnikord lapsevanemad kipuvad tegema, on see, et laps hakkab nutma või muutub rahutuks. Vaata multikat. Et ega see multikas siis palju parem variant ei ole, et me loome talle juba pisikesena selle harjumuse, et kui sul on igav või kui tuju läheb ära, siis mine ekraani. Sealt kujuneb juba seos, et kui mul on halb olla, ma lähen ekraani. Kui mul on igav, ma lähen ekraani. Ma arvan, et siin on hästi hea sõna, mille sa tõid välja. Me ei suuda tolereerida enam kehva tuju ja see on inimese kõige suurem hirm täna. Kui me saaks sellest hirmust üle, et me suudaksime olla ka halva tujuga, aktsepteerida halba tuju vahepeal päevas, siis see oleks väga okei. Kui ma küsin ka noorte käest, et mis sa teed, kui sul on, ma ei tea, tuleb ärevus või kui sul on tuju paha või kui on halvad mõtted, reeglina enamus jälle neist ütleb seda, et võtan telefoni. Universaalne lahendus. Juuli Enger, ma tahaks teile panna mõtlemiseks sellise küsimuse, et kui me nüüd, kujutame ette, et me ikkagi saaksime nende Meta ja muude firmadega midagi teha, me saaks neile midagi öelda, et kuulge, et tehke see asi nagu selliseks. Kas me oskaks neile, mida me tahaksime siis neilt saada? Lihtsalt ühe näitena, selline hetk, kus käis klõps, vaata, kus need sotsiaalmeediakeskkonnad muutusid tegelikult mitte sotsiaalseks. Kus see sinu feed, mis alguses koosnes sõpradest ja tuttavatest, järsku muutus, siin hakkas järjest enam tulema lihtsalt mingit värki kuskilt mujalt. Tänapäeval osa on sellega AI-ga genereeritud, on ju, ja praeguseks me oleme jõudnud sinna, et kui sa teed oma feedi lahti, olgu ta LinkedInis või Instagramis või kus iganes, siis seda sotsiaalsust seal ju praktiliselt ei olegi, on ju. Et see on lihtsalt nagu mingi feed millestki. Et seda hetke või seda pöörangut, on ju, seda nähakse selle kurja juurena. Et kas meil on võimalik, kas te näete seda, kas näiteks see oleks koht, kus me ütleks, et lähme tagasi siis ainult oma sõprade tuttavate juurde? Mulle tundub, et see ei ole enam võimalik, kahjuks. Jällegi, ei saa siin mingit positiivset vastust anda, sest olgem ausad, platvormid ei ole ju mingid heategevuslikud organisatsioonid, nad teevad äri, nad tahavad kasumit. Kus on siin, miks me peame ootama, et nad on siis nii vastutustundlikud, nii toredad. Ma arvan, et seda oodata on lihtsalt mõttetu, sest algoritmid võib olla alguses, jah, neil oli eesmärk, et näidata rohkem sisu, mis sulle meeldib kasutajale, aga ma arvan, et päris kiiresti nad said aru, et meil on väga suur kasutajaskond, nad kõik on, teie kõik ka siin, olete kellegi reklaamiandja sihtrühm, miks mitte müüa teile reklaami, sisu, miks mitte, kui te näiteks Facebooki eest, selle tellimuse eest ei maksa näiteks, kui te ostate muidugi YouTube Premiumi, teine lugu, aga ikkagi te näete mõnikord reklaami ka, et ma arvan, et me võib-olla siin paneme kuidagi seda vastutust natuke teisele poole.
muidugi nad vastutavad selle eest, et nende algoritmide töö on, see tekitab sõltuvust. Aga kuidas me võime neile öelda, et ärge tehke niimoodi, mis siis juhtub? Sest viimasena ma võib-olla ütleks, et Meta sellepärast just otsib uusi võimalusi. Nad ju arendavad seda oma nii-öelda uut võrgustikku, kus teile näidatakse ainult tehisaruga genereeritud sisu. Siin ei ole üldse juttu mingisugusest sotsiaalsusest või suhtlemisest. Lihtsalt tarbid ja tarbid. Ma arvan ka, et me lahendame seda probleemi. See on esiteks väga halb probleem, mida nagu lahendada. Teistpidi ma mõtlen siin nagu ettevõtjana, et oletame, et me võtamegi vastu seadused, alla 16-aastane, lühikesed videod ja kõik see kerimine on keelatud. On ju. Kui mina oleks täna meediaettevõtja vaimuga inimene Eestis, ma selle peale teeks kohe lehe lahedadvideod.ee ja kütaks nad sinna lihtsalt üles ja scrollige palju tahate. Et meil on nii raske neid auke ju nagu lõpuks päriselt kinni toppida, et me paneme kinni asja, mille nimi on TikTok, asja, mille nimi on YouTube, aga kas me siis homme paneme kinni lahedadvideod.ee ja siis ülehomme paneme toredadvideod.ee või ja lõpuks paneme Delfi kinni, kes äkki teeb mingi noorte lehe, kus ägedad videod on. Delfi ju kasutab ka oma algoritme. Et ma mõtlen, et selle keelamisega mul on väga raske näha, et kuhu me jõuame, aga ma ei tea, Inge, mis... Üks asi, mis ilmselt natukene muudaks neid suuri platvorme, on ikkagi see, kui trahvid oleksid suuremad kui reklaamirahad, on ju. Et ma ei tea, aga trahvid mille eest siis? Trahvid on neil näiteks selle eest, et nad peavad andma teatud aja tagant siis ülevaate sellest, kuidas nad on oma lubadusi täitnud. Näiteks sellest, mis puudutab meediapädevuste arendamist oma platvormil, mis puudutab nagu igasuguseid selliseid asju. Nad ei anna neid ülevaateid, nad saavad trahvi sellest, aga neil on savi, sellepärast et see trahv on tunduvalt väiksem kui see reklaamiraha. Ehk siis kui trahvid ehk siis panna mingisugused näiteks Euroopa Liidus, et kui te tahate, et meie kasutajad võiksid, elanikud, meie inimesed võiksid teie platvormi kasutada, siis on meie Euroopa Liidus siuksed tingimused. Kui te neid ei täida, siis selle eest on trahvid ja need on suuremad kui nendest kasutajate pealt teenitud siis reklaamiraha. Et raha on üks viis, mis paneks võib-olla asjad liikuma ja ma ei saa aru, miks seda ära ei tehta. Eks ma ikka saan aru, miks ei tehta. Pole nii lihtne. Aga see on üks asi. Siis loomulikult disainis saab tagasi minna igasuguseid asju. Läheme tagasi esiteks selle, kas te mäletate seda aega, kui keegi kirjutas ja te ei näinud, et need pallid hüppasid üles alla? Te ei teadnud, et keegi teile parasjagu kirjutab ja te ei vahtinud seda ekraani. Te vaatate, pallid lähevad ära, tulevad tagasi, lõpuks on lihtsalt ok. Ma ootasin 2 minutit ja sa kirjutad ok. Et ühesõnaga kõik sellised asjad, mis panevad meid ekraani vaatama. Siis üks asi, miks noored uuringutes ütlevad, üks põhilisi asju meie enda jaoks ka, me ei taju, kui kaugele me oleme juba kerinud. Me oleme 123. lehel juba oma kerimisega. Kui pärast 7 postitust tuleks järgmine lehekülg, sa näed, et esiteks on ebamugav, kole, halb, on ju. Et siis, mida noored ise veel teevad, et nad panevad kogu oma telefoni mustvalgeks. Pole ainult sotsiaalmeedia platvorm mustvalge, vaid kogu telefoni sisu on mustvalge, et see teeb asjad natuke nagu ebaatraktiivsemaks. Muidugi peidetakse, ma ise olen ka pannud Facebooki 7. lehele, mul käib suurepäraselt 7 lehekülge ja vasakul üleval võtan lahti. Et selles mõttes igasuguse strateegiaid noored tegelikult, eriti noored täiskasvanud, kes on kasvanud koos nende ekraanidega. Me ju ise õpetame ajakirjanduse kommunikatsioonitudengeid, teeme neile seda sotsiaalmeedia pausipäevikut, et nad peavad täitma siis nädal aega päevikut, elama ilma sotsiaalmeediate ja siis kirja panema, et täna ärkasin, vaatasin lihtsalt seina. Esimest korda nägin, et seal on sein. Ma ei teadnudki. Oli kus ja lugesin šampooni neid taguseid. Tulin välja, õppisin. See võib väga hirmus olla, kui sa pead... Väga äge tegelikult, ja eks nad saavad aru, siis selliseid katseid iga õpetaja saab teha koolis, et lihtsalt panna nagu natukene mõtlema ja anda, mis on see põhiline asi, et õpilane tahab olla ju ise ka selle otsustusprotsessi juures ja kui ta on mingisuguse vahva ülesande läbi mingisuguse tunnetuse kätte saanud ja siis võib endale ise need tööriistad välja mõelda ja nende ajapiirangutega väikeste lastega, kui me räägime, et mis piirangud teil on, et kellel on äpp, kellel on mis iganes, siis muideks väga paljudel lastel on see, et nad ise jälgivad aega. Kui nad on kas või 5 minutit kauem, kui oli kokku lepitud, siis järgmine päev selle võrra on 5 minutit vähem, et neil on oma süke arve pidamine, paberi peal, kõik värgid-särgid.
siis saab ju vanem teha või õpetaja ka seda, et emotsioonide kaudu rääkida üldse interneti kasutamisest, et näiteks kas ühte või teistpidi küsida, mis tunne sul viimati oli, kui sa ekraani kinni panid, kas niipidi, või siis näidata mingeid pilte, mis sa arvad, miks lapsel selline tuju on, mida ta võis näiteks internetis teha või näha. Et kuidagi nagu igasuguseid lihtsaid harjutusi on, ei pea hulluks minema mingite töölehtede ja raamatutega, et võib ka tegelikult lihtsalt rääkida lastega, aga võib ka raamatut lugeda. Karmen, kas see veenab sind? Kas me saame inimestele selgitades selle asja paremaks? Saame paremaks, aga selgitusest lastele üksi ei piisa. Ma nüüd kordan juba ja muutun igavaks. Ma saan aru, et piiranguid on ka vaja koos selgitustega. Kas me saaksime, mina ikkagi mõtlen, otsin nagu süsteemselt seda, et üks koht on ju, kus kõik see asi koondub, on see. Et kas me saaksime nagu teha kuidagi sellise nagu kampaania või nagu viia inimesteni sellise teadmise, et see lõpmatu telefoni scrollimine lihtsalt ei ole lahe. Nad ei näe seda, sest nad on telefonis. No viime siis sinna teemegi selle kampaania. Et see oleks nagu sotsiaalne norm, eks ole. Et samamoodi nagu mingi, ma ei tea, kätega kartulisalati söömine ei ole lahe. Et siis lõpmatult, ei ole lahe, on ju. Et lõpmatult, siin lihtsalt istumine, kui sul on muud inimesed ümberringi ja muud tegevused, see lihtsalt ei ole nagu lahe, nii ei tehta. Kui oleks mingisugused noortele olulised mõjuisikud, mis iganes mudijad nad on. Mina panen telefoni ära tüüpi nagu sellised asjad. Aga kodu on ju tegelikult see, kus see laps ikkagi üldiselt elab ja näeb, kuidas tema vanemad, kui see on tegelikult, see on üks väga hea mõte iseenesest, see normi muutmine on ju, mis on meie normaalne nädalavahetus, milline see välja näeb ja millest see koosneb, et kas on üks käsi selles krõpsupakis ja teine telefonis või samal ajal jooksed, oled aktiivne, muide üks ei välista teist, jooksed ja oled telefonis või üldse ei olegi telefonis, ainult jooksed ja sööd samal ajal krõpsu, et ühesõnaga, mida me teeme, et mis see kombinatsioon on, nagu näha minu nädalavahetusest 3 ideed ainult ongi. Ja noored lapsevanemad praegu aina rohkem küsivad koolidelt, nõuavad koolidelt seda, et koolid näiteks paneksid neid piiranguid, nad ütlevad, et ma kodus saan kontrollida, on aina rohkem selliseid lapsevanemaid, kes annavad oma lastele algklassides nuputelefoni, mitte nutitelefoni, kusjuures lasteaedades on sellised diskussioonid, et kas lasteaialapsed tohivad nutikellasid kanda või ei tohi. Ehk siis on lasteaedasid, mis on siis juba võtnud vastu siis sellised regulatsioonid ja need on tõenäoliselt lapsevanematele, mitte lastele. Et meie lasteaeda lapsed nutikellaga ei tule. Et aga see on ka lapsevanemates jah, et kodu on esmalt see, aga ka riigi poolt peab tulema toeks, ehk siis riigi poolt mingisugused vastu võetud seadused või ühesõnaga, mis aitaksid ka seda kodu ja kooli. Aga see on kindlasti hästi õige, et me oleme üsna võib-olla algjärgus sotsiaalkampaaniatega, et tõepoolest, et mitu korda päevas sa vaatasid täna oma mobiiltelefoni, näiteks USA-s keskmiselt ligi 200 korda vaatab inimene oma mobiiltelefoni. Ma arvan, et Eestis ka kindlasti, jah. Et kui see oleks kusagil sul bussijaamas ja sa näed tegelikult, kas mina ka, lõpuks hakkab mõjuma äkki. Lõpuks hakkab piinlik. Just, lõpuks piinlik. Aga samas on meil absoluutselt kõik asjad telefonis. Pank, pood, kool, lasteaed, õppimine, töö, jälgin oma, ma ei tea, tuju, ilma ja jalanõusid valin. Aga selles ei olegi küsimus, kui ma lähen sinna oma makse maksma. Küsimus on selles, kui ma lähen sinna lihtsalt scrollima ja kui see juba seda vähendab. See on ju eesmärk. Jaa, aga kui me räägime eeskujust, siis laps näeb, et vanem on telefonis. Tema ei tea, kas ta maksab arveid või scrollib või mida ta teeb. Samamoodi me ei tohi kritiseerida vanemaid, kes on samal ajal näiteks, kui nad seal korra lükkavad. Te näete ühte sekundit elust, ta on võib-olla maas aelenud selle lapsega hommikul 4:30 saadik temaga mänginud. Ta on kõik endast andnud ja nüüd ta lõpuks ometi saab võib-olla oma sõbrannale öelda, et issand, mis päev mul täna on. See on tema ainus hetk, et kui me kogu aeg vanemaid igast otsast maha teeme, siis ei julge vanemad koolis ja lasteaias öelda, kui palju nemad ja nende lapsed päriselt nutiseadmeid kasutavad ja mis eesmärkidel ja seda ennetustööd on veel keerulisem teha, et me näeme teiste eludest ainult 1 sekundit ja selle alusel teha, et kõik on hukas, järeldusi on väga pigem negatiivsete tagajärgedega minu arvates, et ei tea nende inimeste elu. Ei tea, meie aeg muide, mina tean seda, et meie aeg on läbi ja positiivne on see, et me jõudsime vähemasti mõtte algeni, et äkki peaks tegema sotsiaalkampaania. Võib-olla siis hakkame tegema ka. Igatahes ma tänan teid väga, ma tänan kõiki küsijaid ja publikut, me lähme kohvipausile 20 minutit, siis jätkame.